Trump külvas Havannas hirmu pärast seda, kui peaprokuröri kohusetäitja Todd Blanche tegi selgeks, et Raul Castro pole lihtsalt eilne uudis vanas kohtuasjas, kuid endiselt Ameerika õigussüsteemi sihtmärk. Ja ta otsustas, et toob Kuuba diktaatori iga hinna eest kohale, nagu ta tegi Venezuela diktaatori Nicolas Maduroga. Sel laupäeval 30. mail 2026 on uudiseks prokuröri sõnavõtt. Ameerika Ühendriigid tahavad viia Castro Miami föderaalkohtusse ja teevad selleks kõik, mis võimalik. Kuuba diktatuur püüdis kujutada Rauli revolutsiooni igavese sümbolina, samal ajal kui saar upub elektrikatkestustesse, toidupuudusesse, ravimite puudusesse ja hirmu. Nüüd ilmub vana kommunistlik juht kriminaalsüüdistuste, diplomaatilise surve, sanktsioonide ja Kariibi mere piirkonna varuplaanide keskel. Mis on muutunud? Miks just nüüd? Kuidas Trump haaret pinguldab? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Todd Blanche kinnitas Fox Newsile, et Washington ei esitanud süüdistust selleks, et etendust teha. Ta ütles, et Ameerika Ühendriigid vajavad Raul Castro kohtusse toomist ja et valitsus tegutseb selle nimel, et proovida teda kohtusse tuua. See ütlus on oluline, sest see viib juhtumi sümboolsest tasandist välja. Süüdistus Castro vastu oli juba avalikustatud 20. mail 2026, kuid uus aspekt on see, et prokurör annab protsessile hääle, surve ja avaliku kavatsuse. Havanna jaoks on see hoiatussignaal. Miami jaoks avab see uuesti nõudmise, mis oli liiga kaua seisma jäänud. Juhtum hõlmab rünnakut organisatsiooni Brothers to the Rescue lennukite vastu, mis oli tuntud kui Kuuba põgenike meritsi aidanud organisatsioon. 1996 aasta veebruaris 2 relvastamata tsiviillennukid tulistati alla Kuuba hävitajate poolt ja 4 inimest hukkus. USA justiitssüsteem süüdistab Raul Castrot ja veel 5 režiimiga seotud isikut selle rünnakuga seotud kuritegudes. Diktatuur on alati püüdnud käsitleda seda juhtumit kui suveräänsuse kaitsmist, kuid Ameerika versioon käsitleb seda kui tsiviilisikute tapmist rahvusvahelistes vetes ja kuritegu, mis nõuab vastust. Donald Trump kasutab nüüd seda süüdistust osana survest, tugevamast survest Kuuba juhtkonna vastu. Valge Maja ei räägi ainult minevikust, vaid kasutab minevikku, et olevikku nurka suruda. Raul Castro ei paista enam ainult pensionil revolutsioonitegelasena. Ta ilmub föderaalses kohtuasjas süüdistatavana, olles seotud ohvrite, perede, pagulaste ja Lõuna-Florida Kuuba kogukonnaga. Režiim soovis muuta Castro nime moraalseks kilbiks. Washington muudab selle nime juriidiliseks probleemiks. Havanna reageeris nii, nagu ta alati reageerib, kui kaotab narratiivi üle kontrolli. Kuuba võimud rääkisid Ameerika Ühendriikide ähvardusest, agressioonist ja provokatsioonist. Aga see jutt muutub nõrgaks, kui Kuuba rahvas ise seisab silmitsi nappusega. Režiim kurdab välise surve üle, kuid hoiab sisemist repressiooni. Kurdab Washingtoni üle, kuid taga kiusab opositsionääre. Kurdab Ameerika kohtu üle, kuid kasutab oma õigusaparaati noorte meeleavaldajate ja kaitsetute perede vastu. See surve on seotud hiljutiste arengutega, mille Ameerika ajakirjandus on avalikustanud. Axios teatas, et Trumpi valitsus hindab võimalust, et Kuuba režiim võib juba sel suvel põhjapoolkeral kokku variseda ning Ameerika ametnikud on läbi viinud planeerimisharjutusi saarel võimalike ebastabiilsuse stsenaariumite jaoks. See tähendab, et Washington ei taha olla üllatunud, kui Kuuba peaks sattuma kaosesse elektrikatkestuste, majandusliku kokkuvarisemise, protestide ja tülide tõttu kommunistliku eliidi sees. Marco Rubio on selles olukorras üks kõva joone keskseid hääli Havanna vastu. Trumpi administratsiooni sees arvatakse, et Kuuba diktatuur ei püsi ainult sõnadega. See püsib tänu finantsvõrgustikule, repressioonile, luurele, sõjalisele kontrollile ja autoritaarsete liitlaste toetusele. Seetõttu avaldab Ameerika Ühendriikide surve korraga mitmel rindel. Kui Trump seda võrku pingutab, ei ole sihtmärgiks tavaline kuubalane, kes seisab silmitsi järjekordade, elektrikatkestuste ja madalate palkadega. Sihtmärgiks on eliit, kes kontrollib hotelle, transporti, valuutat, kaubandust ja äri, samal ajal kui rahvas kannab kriisiraskust. Blanche'i sõnavõtt saadab sõnumiga neile, kes avalikult toetavad Raul Castrot, kuid hiljem püüavad hoida ust lahti Ameerika Ühendriikides. Ameerika valitsus on kasutanud viisapiiranguid režiimidega seotud isikute, repressioonide ja vaenulike struktuure toetavate inimeste vastu.
see muudab viisataotluse kaalutlusi. On raske kaitsta diktatuuri Havannas ja samal ajal käsitleda Miamit kui perevarjupaika, ärikanalit või põgenemisplaani. Prokuröri lause heidab valgust neile, kes elavad kahes maailmas. Ühel pool Ameerika vastane retoorika, teisel pool Ameerika hüved. Liikumine Kariibi piirkonnas suurendab piiramisrõnga tunnet. Ameerika uudised näitasid, kuidas Lõunaväe juhatus jälgib kriisistsenaariume ja Trumpi administratsioon hindab võimalikke vastuseid võimaliku korratuse korral Kuubal. Lennukikandja USS Nimitz hakkas samuti selles piirkondliku surveõhkkonnas mainimist leidma. Seda pole vaja muuta sõjafilmiks, et sõnumist aru saada. Valge Maja tahab, et Havanna teaks, et neid jälgitakse. Kui diktatuur kaotab sisekontrolli, uurib Washington juba, kuidas kaitsta Ameerika huve, piire, Guantanamot ja ümbritseva piirkonna stabiilsust. Kuuba režiim tunneb lööki, sest nende suurim relv on alati olnud aja peale mängimine. Lasta ohvritel väsida, lasta protsessidel hääbuda, lasta maailmal unustada, muuta poliitkurjategijad lugupeetud vanainimesteks. Todd Blanche'i kõne purustab selle mugavustunde. Kui ta ütleb, et tahab näha Castrot kohtu ees, annab ta mõista, et kõrge iga, propaganda ja diplomaatiline vaikus ei kustuta vastutust. Trumpi jaoks ei alga maksimaalne surve tingimata lasuga. See võib alata kohtuga, sanktsiooniga, blokeeritud viisaga, rahavoogude jälgimisega ja isolatsiooniga. Trump eristab ka kahte asja, mida vasakpoolsed meelega segamini ajavad. Kuuba diktatuuri survestamine ei tähenda Kuuba rahva ründamist. Vastupidi, Ameerika valitsus püüab sihtida tippjuhtkonda, režiimi tegutsejaid ja masinat, mis hoiab saart vangis. Kui režiim ütleb, et kõiges on süüdi Ameerika Ühendriigid, peab ta selgitama, miks ta vangistab opositsionääre, miks ta kontrollib ajakirjandust, miks ta jälitab protestijaid ja miks tema liitlased elavad paremini kui ülejäänud rahvas. Järgmine samm võib tulla õigusliku ja diplomaatilist teed pidi. Miami protsess tõenäoliselt jätkub koos vahistamismäärustega, ametlike taotluste ja rahvusvahelise survega. Sanktsioonid peaksid jätkuvalt sihtima Kuuba võimuga seotud finantsvõrke ja isikuid. Valge Maja peaks samuti säilitama tegevusplaanid võimaliku sisekriisi puuks saarel, eriti kui elektrikatkestused ja toidupuudus põhjustavad uusi proteste. Blanche'i sõnavõtt ei lõpeta teemat. See avab karmima etapi. Raul Castro jõuab sellesse hetke füüsiliselt diktatuuri poolt kaitstuna, kuid poliitiliselt Ameerika õigusemõistmise tõttu paljastatuna. Havanna võib karjuda, süüdistada ja proovida kõike Trumpi vastaseks propagandaks muuta. Ainult, et nüüd on olemas ajutise peaprokuröri avalik avaldus, mis teeb selgeks, et Washington tahab Castrot Miamisse vastust andma. Kuuba diktatuur teab, et see pole lihtsalt uudis. See on hoiatus. Ja kui Trump laseb selle hoiatuse koos sanktsioonide, sõjalise planeerimise ja diplomaatilise survega ringlema, siis ei taba terror Kuuba rahvast. See langeb juhtkonna peale, kes on aastakümneid uskunud, et nad ei pea kunagi aru andma. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõese infoga kursis. Uudiste lingid leiad videokirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et sul tekiks rohkem huvi. Nii oled ka paremini seotud Milson Alvesi kogukonnaga.